Let It Be saade. Rääkisime tunnist sellest, et kolmkõlad põhikujus on kõige lihtsam üles leida niimoodi, et panete pöidla, panete selle akordi põhitooni peale. C-tuur, panete pöidla siia ja siis ülejäänud noodid on siis sellisel kaugusel. Nüüd sõrmestusest. Akorde ma soovitan teil õppida mängima nende sõrmedega pöial, keskmine sõrm, väike sõrm. Ja klaveri peale nummerdatakse sõrmi 1, 2, 3, 4, 5. Saab ka mängida niimoodi. Seal on omad plussid, omad miinused. Kui te näete minu rannet, kui ma mängin selliste sõrmedega, siis mul läheb käsi natukene kõveraks. Ma panen siia väikse sõrme, siis on käsi sirgem ja on lihtsam mängida. Samas, kui ma tahan näiteks mängida siit edasi mõnda teist akordipööret, siis on jällegi need sõrmed paremad. Aga kuna ma akordipöördeid praegu ei mängi, siis õppige mängima seda akordi põhikuju nende sõrmedega. Ja Let It Be oli siis C, F, G, A-moll ja E-moll, sellised akordid. Nüüd õppisime siis mängima seda saate faktuuri kahe käega koos. Ja igaks juhuks teeme need väiksed sammud läbi, kuidas see bass ja akord siis kokku läheb. 4, 3, 4, järgmine samm. Nüüd. Ja tegelikult ma arvan, et kui te juba siiamaani olete jõudnud, siis teil parem ja vasak käsi teevad piisavalt hästi koostööd, et saate kogu seda saalt ära mängida. Kordub ja siis tuleb E-osa. Ja ega siin muud ei olegi, kes tahab võib lõpuks selle käigu veel mängida. Kuhu suunas neid akorde mängida, võite ise valida, kas mängite allapoole või ülespoole. Ma ei saa praegu allapoole mängida, kuna siin jääb üks stand jääb ette lihtsalt.